Ilma naljata, miks võib panna ühte patta sellised teemad nagu uus maailmakord, Donald Trump, salaorganisatsioonide vandenõud ja niinimetatud Eesti Hodorkovski Margus Linnamäe, kes Katrin Lusti sõnutsi võib lõpetada kas paguluses või vanglas. Kelle huve kannab Eestis väidetavalt ülemaailmsesse salaordusse kuuluv Margus Linnamäe, kelle rikkalikku tööriistakasti kuulub mõnede arvates kõige muu hulgas ka Isamaaliit, mis tõusnud teatavasti Eesti kõige populaarsemaks parteiks. Kas selline asjade käik võib ohustada riigi julgeolekut, millest tõukuvalt ehk ongi alustatud kriminaaluurimist Isamaaliidu suhtes? Mõned aastad tagasi lekkis või lekitati õigusorganeist avalikkusele informatsioon väidetavast kriminaalasjast, mis olla Margus Linnamäe vastu salaja algatatud. Oli see pelgalt infooperatsioon või midagi sootuks tõsisemat? Kriminaalmenetlus Isamaaliidu kohta igatahes algatati salaja. Otse loomulikult kuulub samasse konteksti kõik see, mis toimub Margus Linnamäega ühist asja ajava Parvel Pruunsillaga, kelle pea ümber on tekkimas lausa märtrioreool. Aina suuremat kõlapinda on haaramas Põltsamite suguvõsa saaga, mille seotus Margus Linnamäega alles hakkab avalikuks saama. Põltsamite teema seob Margus Linnamäed tihedalt ka Andrus Õnnikuga, mehega, kes omab otse müstilist mõjuvõimu Eesti riigi kogu õigussüsteemi üle. Mingil põhjusel ei taheta või ei tohi meenutada, et Eesti jõustruktuuride mõjuvõimsaks isikuks tituleeritud Ants Põltsam on kunagine Isamaaliidu peasekretär, kelle ema Marju Põltsam samuti parteijuhtide hulka kuulus, olles selle juhatuse liige. Ühel päeval läksid nende suusad hullusti risti mõmmibeebi omadega, milles oma osa etendas Margus Linnamäe poliitiline agenda. Käes on aeg tõsisteks paljastusteks neil teemadel. Tähelepanu tuleb pöörata ka interneti kommentaarile, milles nimetatakse Ants Põltsamit valgekraeks, kes juba aastakümneid on lõiganud kasu pärijate arvelt. See lugu seondub räige identiteedivargusega, kaitsepolitseinik Tarmo Raua seiklustega, väga uhkete majadega Peterburis ja FSB-ga. Kas ja kuidas see kõik haakub religioosse salaorganisatsiooni tegevuse ja rahvusvaheliste luuremängudega? Eriliselt tähelepanuväärsed asjaolud saavad tulema ilmsiks seoses sellega, et jätkub Põltsamite suguvõsa mõnede liikmete aastaid kestnud väljaajamine firmale Promis kuuluvast korterist Pärnus, nagu ka seoses sellega, mis ime läbi see korter Põltsamite kätte sattus. Ei oma väiksemat kaalu seegi, mis leidis selles korteris aset 12. septembril aastal 2024 Isamaa liitlasest miljonäri Aivo Tõkke osavõtul, andmaks hoogu juurde kurbloole, mis sai Aivo Tõkke jaoks kurvalt läbi 19. augustil aastal 2025. Olgu muld talle kerge. Mõnede aastate eest tegi Margus Linnamäe paar äärmiselt kummalist tehingut, millega liigutas tohutu suurt varandust justkui asja eest teist aga sisuliselt vaid edasi ja siis tagasi, kandes seejuures väga suurt ja mõttetut kahju. Mõistatusliku manöövri oma varandusega viis Margus Linnamäe läbi teatavasti ka hiljaaegu, keeldudes seegi kord igasugustest selgitustest. Mis toimub? Kas Margus Linnamäe tunneb oma lõppu? Vastuse sellele küsimusele võivad vist anda vaid need, kes teavad Margus Linnamäe rikastumise saladust, mis ähvardab iga hetk päevavalgele tulla, põhjustamaks poliitilise pööristormi. Arvata võib, et Eestisse on saabumas hullud päevad. Omalt poolt tahaks lubada, et Margus Linnamäele on kindlustatud koht Disco Elysiumi laadses pöörases arvutimängus. Nii et tere tulemast simulatsiooni, Eestimaa Hodorkovski, sinu tulevik on virtuaalne. Lisaks Margus Linnamäe rikastumise saladusele tuleb võtta luubi alla tema senise eduka eksisteerimise saladus. Selle kohta on väidetud, et ta olla enesega moel või teisel sidunud praktiliselt kõik Eesti juristid ja advokaadid, loomaks potentsiaalseteks kohtuvaidlusteks preventiivselt huvide konflikti. Ja vähe sellest, et ta oma rikkusest sõltuvaks on muutnud poliitikud, kes talle meelepärast poliitikat ellu viivad, sedasama on ta teinud isegi oma poliitiliste vastastega. Seepärast ütlevad nii mõnedki, et Eestis selle mehe peale kellegi hammas ei hakka, ta lihtsalt olla siin kõik ära ostnud. Lausa iseenesest kerkib küsimus, millisel moel asetub sellesse skeemi Eesti riigi jõustruktuuride mõjuvõimsaks isikuks tituleeritud Ants Põltsam, rahvusvahelise haardega relvaärimees, kelle suhtes samuti salaja kriminaalasi püsti pandi ja kes lõpuks kohtu alla anti. Margus Linnamäe saatus on läbi põimunud Põltsamite omaga, kus eraelu ja muu elu seotus ulatub läbi kogu nende elu. Ja see on olnud õige värvikas, kohati lausa vägivaldne ning kriminaalne.
Sealt ei puudu koguni erasõjad ja tulised lahingud ning Margus Linnamäe käega kõhtu tulistatud kuul. Eriti tähelepanuväärne seejuures on, et Margus Linnamäe kiibitses Põltsamite ümber juba siis, kui ta veel üsna vaene mees oli. Kõiki neid räpaseid saladusi, mida mõned Põltsamite suguvõsa liikmed sellest tulenevalt teavad. Häda, Margus, sest just neil teemadel on peatselt oodata üht tõelist bestsellerit.